Kell on 8:38 ja oleme jällegi selle ilusa momendi ees, et saame siin Raadio 2 hommikuprogrammi reedeses saates võtta ette nüüd nädala kõige, ma ei tea, kõige huvitavama tegelase ja uurida tema käest, mis case siis on. Ja sellel nädalal tuli siis välja uudis, et skandaalne Lõuna-Aafrika Vabariigi tippkergejõustiklane Caster Semenya võttis siis naise ja ostis kohalike traditsiooni jälgides pruudi ka vanematelt välja. Ja Caster Semenya, siis tuletame meelde, on siis selline daam, kes saadeti siis Berliini maailmameistri tiitli järel 2009. aastal sookontrolli, seepärast et kolleegid pidasid teda ikkagi meheks ja ta näeb välja ka selline suhteliselt maskuliinne. Ja oleme nüüd Casterile siis ise ka helistanud, et uurida järgi, mis case on. Halloo, tere hommikust, proua Caster Semenya. Tere päevast. Tere. Kas pulmapeoplaane siis juba peate? Eks ikka peame ja järgmine nädalavahetus peaks tulema pulmad. Ja abiellute siis samamoodi sportlasega, inimesega, kes on teiega samalt elualalt, teie koondise kaaslane Violett Rasepoi. Jah, vaata, kui sa ikka jooksja ja kergejõustiklane, siis saab väga palju kuskile ainult staadionist kaugemale ei jõua. Ja siis me jooksime koos ja jooksin talle järgi ja nii ta läks. Sain ta kätte ja nüüd abiellume. Nii, aga ma saan aru, et pidite ikkagi vanematele ka raha maksma, 1750 eurot. No ja meil Lõuna-Aafrikas on selline komme, et peab ostma vanematelt läbi ja meil olid pikad läbirääkimised ja papaga siis ja viskab vahepeal teist hormooni sisse liiga palju, ma vabandan. No teil on 3 korda rohkem meeshormooni kui tavalistel naistel. Jah, mul natuke ongi võib-olla vahel üks imelik. Kas hommikul on habe aetud juba? Jah, hommikul on habe aetud. Aga tulles naisevõttu juurde, mille üle ma olen väga muidugi õnnelik. Ja meil on siuke et me olid pikad läbirääkimised ja papaga ja jõudsime siis selle 1795 euro peale nagu siis kokkuleppele. Vaatasime läbi väga hoolikalt hindasime erinevaid aspekte, erinevaid väljanägemist ja see hind on minu meelest täiesti okei, arvestades kvaliteedi hinnasuhet. Kas Violeti isa ees olite teie, Caster, oma siis tavapärases naisterõivastuses või olite sooneutraalne või olite ikkagi meesteriietes? Väga huvitab see teema. Ma olen vana sooneutraallane. Ja sellepärast meil oligi natuke... Sooneutraalne. Ja, et oli lips oli ees, aga samas oli ka seelik seljas. Ja siis palusin kätt ja öeldi, algul ütles muidugi isa ütles 3 tonni. Kauplesid alla? Kauplesid alla, ma ütlesin, et ega ta eriti vaata iseloom ei ole kõige parem tal. Tulehark. Juuksed on ilusad, nägu on ka ilus ja ka iseloom on natukene kehv ja minust on vasak jalg on ka lühem, et sealt ma sain soti alla. Ja iseloomu pealt sain 1000 alla ja siis ikka nipet-näpet veel natukene seal kauplesime, et ma ütlesin, et vaata, ega ta on juba 25 aastane ka, et see on ikkagi meie riigi mõistes ikkagi täiesti juba väga vana. Ja siis, et ta läheb varsti koledaks, et siis sain 5 sotti veel alla ja... Kas ma olen kuulnud, et tehakse ka sellist kaupa seal teie Lõuna-Aafrika maal, et kui naine ikkagi liiga kiiresti läheb vanaks ja koledaks, siis saab ikkagi papa käest osa raha tagasi. No 2 võimalust on see, et kas osa raha saab tagasi, et vastavate laenulepingu tingimused, oleneb lepingu tingimustest. Või siis on teine võimalus on see, et ta teeb siis kiirelt ühe nagu tütre veel valmis. Või ühe lapse, on ta siis mees või naine on ju, vahet pole. Et ta teeb valmis veel ühe lapse ja siis annab siis tulevikus, kui ta on juba suureks täiskasvanuks saanud umbes niimoodi 8-9 aastaselt. Kas, Caster, plaanite ka, kui nüüd peenikene pere tuleb ikkagi ja lapse elukutse on ikka paika pandud, kas ka kergejõustiklane? Ei, me mõlemad otsustasime abikaasaga, et meie lapsest saab ikkagi veoautojuht. No toob ikkagi leiva majja. Ja see on väga okei amet
ja väga palju sa peres ikka jooksed, keegi peab veoautoga ka sõitma. Nojah, olgu. Ja. Aitäh teile ja soovin muidugi noorpaarile palju õnne. Ja, aitäh teile. Ärge laske ennast teistest häirida. Elage, kallis Kaster, oma elu ja võistelge hästi. Hoian teie pöialt siis algavateks taliolümpiamängudeks. Aitäh.